Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25. Tere ennelõunat, raadiokuulaja. Tõepoolest, nagu kuulsite äsja, siis Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 25 teine saade ongi meil nüüd eetris ja mina olen Meelis Sarv ning mul on hea meel täna stuudios tervitada oma külalist, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turundusspetsialist Sandra Peegel. Tere! Alustame algusest, nii nagu meil kombeks on, et kuidas sinu tee on sind toonud siia Pärnusse, Pärnu kolledžisse, et kuidas kõik algas, räägime lühidalt ära lapsepõlvest kuni siis nüüdsesse ajahetke. Võib-olla märgin ära, et tegelikult mina ei olegi põline pärnakas, vaid olen kolinud siia ja toimetan nüüd viimased, ma pakun 5 aastat siin, et ise olen ma pärit siis Vatla külast, mis siis on Virtsu kandist, et ma arvan, see on see, millest koht, mida kõik teavad, et olen sealt pärit, alustanud Kõmsilt, läinud sealt Virtsu ja jõudnud siis ka otsaga Saaremaale, et õppisin siis Orissaare gümnaasiumis ja ma arvan, et see oli see üks kool, kus ma sain aru, et wow, et midagi peaks nagu rohkemat tegema või mina ei ole ainult see, kes tahaks õppida, vaid tahaks pisut rohkemat teha, et lisaks õppetööle hakkasin ma tegelema kõigega, mis vähegi pakkus maailmul, oli see mingisugune programm, oli see ettevõttega alustamine, kõigega, et saaks aina rohkem teha, sest hüperaktiivne. Ma arvan, et võib-olla jaa, või pigem üks minu väga hea tuttav Errit Kulk kasutas sellist sõna nagu proaktiivne, ehk siis ma mõtlen kogu aeg, et kuidas see nüüd paremini teha või kuidas näha või et ma mõtlen nagu natukene kaugemale kui lihtsalt see, et teeme ära. Et sealt see nagu sai. Nüüd kolledžini tee oligi sellest võib-olla, et ma tegin oma esimese ettevõtte. See oli selline startup, ta ei olnud veel registreeritud, õmblesin seilikuid ja mõtlesin, et kuidas see kõik käib ja kõik muu. Ja siis mõtlesin, et issand jumal, et me ju ei tea ühtegi sellist asja, et tegelikult peaks nagu ettevõtlust õppima ja nagu tahaks Pärnu tulla. Ja hakkasin siis guugeldama ja mõtlesin, mis asja, et tõesti pole. Ja Google viskaski ette, et issand jumal, et Pärnu kolledž on olemas, see on meil Tartu Ülikooli oma. Ja mul lihtsalt hakkas süda nii puperdama, mõtlesin, ei ole võimalik ja kandideerisin ja see oli ainuke ülikool, kuhu ma kandideerisin ja ma sain sisse. Et see oli minu esimene seos siis kohe Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga. Ja sealt muidugi siis ka see, et jälle ei tahtnud lihtsalt õppida, vaid tahtsin rohkem teha. Sidusin end siis üliõplasesindusega, kus sain sellise esimese maitse siis turundusest, ehk siis mis see on, kuidas teha ja sain aru, et see on midagi mulle. Et mulle meeldib mõelda, kus on klient, mida ta teeb, kuidas me ta kätte saame. Ja sealt hakkasid juba kolledži töötajad nägema, et kuule, keegi on, kes teeb natuke rohkem või keegi on, kes ei lähe nagu kell 5 ära, vaid on ikka kell 8 õhtul ka majas. Et sealt tekkis minu esimene seos. Töötasin natuke siis erasektoris, turunduse valdkonnas, tegin ka muid asju ja siis tuli üks kõne, et kuule, tahaksid sa tulla kolledžist ja turundusspetsialisti kohta, et meie tunneme, et see on õige ja sa teeksid selle väga hästi ära. Mõtlesin natuke, ütlesin jaa, et ma täna tunnen, et see on täpselt see asi, mida ma tahaks teha, ma tahaks natuke muutuda ja nüüd ma olen kolledžis, nüüd ma toimetan. No anname siis ka raadiokuulajatele natukene aimu, et mis valdkonda üldse on siis turundusspetsialisti siis haldusalas, nagu tänapäeval öeldakse, et kuidas see töö välja näeb, et mida turundatakse, kuidas, kellele? Turundus on muidugi selline toote või teenusest info andmine kliendile. See nüüd oleneb muidugi ettevõttepõhiselt, meil on siis näiteks peamiselt hariduse, et mis meil õppida saab, mis meil teha saab, selle info edastamine, kindlasti ka täiendkoolitused, et sa ei pea tulema kohe õppima, vaid sa võid selliseid väikseid ampsakaid võtta, nende info jagamine. Lisaks on meil siis ka sündmused, ehk siis sa saad teada, et mis meil majas toimub, kuidas meie siis targad õppejõud ja muud aktiivsed inimesed, mida nemad teavad ja teevad, et selle siis kõige teavitamine kliendile, kes meid isegi ei tea, et me näiteks olemas oleme, et tema üles leidmine, et minu töö ongi siis reklaam on võib-olla see sõna, mida inimesed teavad, et reklaamimine nii, et ma neid ära ei tüütaks, ehk siis ka uute võimaluste leidmine. No kuidas tänapäeval see reklaamimine käib, et kas kõik on kolinud siis nii-öelda sellisesse internetikeskkonda või toimuvad ikkagi sellised ka silmast silma vanad head sellised messilaadsed ja muidu sellised turunduskohtumised?
Ja kindlasti internetil on oma selline suur panus või et internet on täna see koht, kus kõik on. Aga ei tasu ära unustada, et sa pead kliendiga sellise esimese kohtumise nii-öelda tegema. Kas selleks on mess, kus ta saab esimest korda teada, et sa oled olemas ja ta saab küsida kõiki küsimusi, alustades sellest, kas ma pean vahetusjalasid võtma ülikooli kaasa või mitte. Ehk siis kõige lihtsamaid küsimusi ka, et sa saad talle kohe otse vastata. Kindlasti plakat, et alahinnatakse plakatit, ka mina olen mingis perioodis mõelnud, et mis asja plakat on aastast 2001. No tänapäeval väga paljud ikkagi ütlevad tõesti, et plakatil mingit mõju ei ole, et kuskile kleepida, see inimene läheb lihtsalt mööda, ta ei märka seda. Ja see on ühtpisi, aga samas, keda see kõnetab, see saab esimese kontakti ja ta hakkab sealt edasi uurima. Et ka meie võtsime selle aasta nii-öelda rakenduse ja magistri üldse kolledži reklaamimisele selle, et paneme plakatid bussipeatustesse, et täiesti tasuti meie jaoks, lähmegi mööda maakonda ja loome esimese kontakti inimesega, ütleme, et me oleme olemas ja kui sa ei taha tulla nii-öelda kõrgharidusse või magistriõppesse, siis tule saa teada, mis me veel teeme või tule lihtsalt uksest sisse, et selline esimese kontakti loomine. No tulles nüüd selle kevadise katkulaine esimese sellise suure kollapsini, mis tabas meid väga ootamatult, et kuidas sel ajal toimus üleüldse selline turundamine, sest kevad magus aeg, et just nimelt sügiseks valmistumine, kadusid ära need samad kontaktivõimalused, et kõik läks ja kolis siis ju internetti ja sellisesse sotsiaalmeediasse. Kuidas seal see toimetamine praegu tagantjärgi vaadates tundub, et oli raske periood või vastu oksa tundus päris lihtsalt läks kõik? See oli pigem niimoodi, et üks päev oli selline paanika, sest tegelikult nii nagu ka teistel turundusspetsialistidel või juhtidel oli ka minul plaan olemas, et mis me kõik teeme ja kus me kõik lähme ja siis oli üheks päevaks, et oota, mitte midagi ei saa teha, et oota, inimesed ei ole õues ka, et kus me lähme või kus ta täna on, et kuidas ma jõuan. Temani üheks päevaks oli paanika ja siis mõtlesime, et aga tegelikult on see väga kihvt väljakutse, et kuidas me nüüd hakkama saame või hakkame nüüd siis mõtlema, et aga kus ta nüüd on, ta on kodus, okei. Siis me jõuame temani äkki läbi sotsiaalmeedia, tõesti. Sihime, et me ei pane ainult puustnuppu seal internetis, vaid jõuame täpselt temani sellel ajal, kui ta tahab meist kuulda ja jõuame niimoodi, et ta tahab, et ta saab aru, et see ei ole reklaam, vaid see on midagi veidi rohkem. See oli üks. Kindlasti me tahtsime inimestele näidata, et mis meie sees on, kes on meie õppejõud, mida nad teavad. Tegime sellise väga põneva videoloengusarja nagu miniloengud, ehk siis sellise 3-10 minutiliste väikeste videotega andsime siis info edasi, kes on meie õppejõud ja millist infot nad nii-öelda jagavad, et nad andsid sellist väikest teavet sulle ja andsid siukse väikse lükke ka, et aga kui sa tahad rohkem teada, siis tule õpi meil või siis tule võta seda loengut, ehk siis minu meelest see oli väga-väga kihvt viis, et ühtepidi hea, et see oli nagu turundus, aga teisalt me tahtsimegi inimestele head, et me tahtsimegi neile nagu midagi anda, et see oli üks selline võimalus. Ja nüüd oleme siis teises laines siin ja järjest hullemaks olukord läheb maailmas ja ka Eestis. Tallinnas on juba osad koolid on kinni, et Pärnu kolledž veel on lahti, aga kuidas praegusel hetkel üldse selline turundusplaan sul seatud on, et kuivõrd varsti on jälle uus aasta tulemas ja jälle vaja ju uusi õpilasi kooli meelitama hakata, et mida teha? Kas rajada selle peale, et ehk meil kõik säilib, et me saame ikkagi kontakti inimestega, et me saame taas korda, messid vist suured, kõik jäävad ära, aga et kuidas inimeste püüda siis või kuidas ta seal konksu otsa saada? Või kõik ikkagi lähebki siis ikkagi sama radapidi, et internet ja kõik need võimalused, mis seal peituvad? Meie oleme nii-öelda siis mõelnud ka plaan A, B ja C, ehk siis me igal asjal sellel aastal oleme teinud sellist 3 mutit, ehk siis kui kõik saab toimuma meie praeguses keskkonnas, kui kõik läheb nii-öelda virtuaalselt. Et praegu me oleme mõelnud, et kõik on natukene hästi, aga kui me kõik läheme kinni, siis me teeme nii, et ma kõiki mõtteid praegu ette ei loeks, ma arvan, et neid te hakkate nägema. Et praegu me oleme võtnud selle viisi, et kuna kõik on Pärnu linnas veel avatud ja meie eesmärk on ka olla siis nii-öelda kogukonnas pildis, siis me hoiame ennast kas siis läbi plakatite, lippude, olles ise sündmustel aktiivne, jagades oma teavet, et oleme läbi selle hoidnud ennast silmas. Nüüd küsimus, et mis kevadel saab, et praegu meie plaan on nii-öelda A-formaadis, ehk siis kõik läheb hästi, aga me oleme valmistunud ka plaaniks C, ehk siis me oleme virtuaalselt ja ma arvan, et tegelikult on see põnev aeg vaadata otsa täpselt jaanuaris, et aga mis nüüd saab, et mitte, et nagu
paanikas olla, vaid pigem vau, nii lahe, et kus meie klient nüüd on või mida ta tahab või palju ta tahab, sest ega meie ei ole ju ainus ülikool, kes neile virtuaalselt reklaamib, ehk siis seal on ka nagu väike konkurents. Et minu meelest on see nagu väga põnev. Et kuivõrd sa tõid sisse see just, et me ei ole ainsad, et veel on koole ja haridusmaastikul käib ju tegelikult ikkagi võitluse tudengite pärast, et kuivõrd omavahel üldse infot vahetatakse ülikoolide, ütleme kas või ülikooli siseselt erinevad struktuurid, Viljandis on akadeemia, Narva kolledž, et sealsed turundusinimesed ja siis Pärnu, et kas jagatakse infot, kuidas jagatakse ja kuivõrd jälgitakse seda, mida teevad siis, ütleme konkurendid Tallinna Ülikooli näiteks kas või? Kuna me oleme selline üks Tartu Ülikool, siis me tegelikult natuke konkureerime oma vahel, aga me jagame infot väga-väga avatult, sest tegelikult meil on hea meel ja ka minul on hea meel, kui minu juurde tulnud üliõpilane ütleb, et tegelikult mind huvitab selline teema, mida õpetab Viljandi Kultuuriakadeemia, me hea meelega suunan teda sinna ja sama teeb ka Viljandi Kultuuriakadeemia, ehk siis ta ütleb, et vau, et kuule, et sind huvitab ettevõtlus, et ma tean, et seda Pärnus õpetatakse, ehk siis tegelikult me hoiame väga kokku ja me ei suuna või ei pane tulevast üliõpilast ümber mõtlema, et aga ei, mõtle meie peale, tule õpi nagu meilt. Aga nüüd küsimus, et kuidas nagu teiste ülikoolidega, et siin ongi selline, et kas me tahame nii-öelda kakelda või see paistab ju tegelikult tulevasel üliõpilasel välja, kui me nagu õudselt konkureerime. Et ja, me tegelikult saame väga hästi läbi, arutame erinevaid mõtteid, vaatame, mis nemad teinud on, nagu selline hea koht on kindlasti messid, kus sa nagu arutad, kuidas teil läheb või vau, te olete sellise lahenduse teinud ja nemad vaatavad teistpidi, vau, te olete sellise asja peale mõelnud, et väga-väga kihvt, et ma arvan, et see on see koht, kus nagu mitte otseselt nagu kakelda või võidelda selle tulevase üliõpilase pärast, vaid pigem nagu koostööd teha ja mina ka hea meelega, et kui keegi ütleb, et ma tahaks sellist teemat, mul kahjuks talle seda pakkuda ei ole, aga mõtle korra selle peale ja ma arvan, et suunatakse meile täpselt samamoodi tagasi. Aga korraks lühidalt ka sellest nii-öelda suurest isast Tartu Ülikool, et kui palju tema ikkagi ette dikteerib ja annab käsklusi, et väike Pärnu kolledž, et kuivõrd tal on vabad käed üldse sellisel turundustegevuses või on kõik ette suunatud käskude reglementidega kõik reguleeritud? Mina pigem siinkohal ütleks, et meil on nii-öelda, mida me võime teha või mida mitte, aga see ei ole pigem see, et ta on keelatud, vaid nad pigem nagu toetavad, et kuule, et mõelge nagu sinna viisi, et me oleme teile täna andnud näiteks sellise kirjastiili, et kasutage seda, et see annab sellise ühtse pildi, et te kuulute nii suure asja alla, nagu on Tartu Ülikool, sest meie jaoks on see tegelikult ka kvaliteedimärk, sest me õpetame ju Tartu Ülikooli haridust Pärnus ja me hea meelega nagu näitame seda, et tegelikult on meil vabad käed ja väga suur toetus ja mina pigem näen, et see on nagu tore, et kui sa nagu tunned, et kas ma seda võiksin teha või kas see on sobilik ühele ülikoolile, siis ma saan seda hea meelega arutada ja nad hea meelega nagu ütlevad, et aga mõtle korra niipidi, et see nagu läheks meie kuvandiga nagu paremini kokku. No nii, raadiokuulaja, meie anname nüüd siis võimaluse ka särada meie turundusinimestel, kes on ohtralt reklaami müünud, kuulame reklaami ära ja siis juba tagasi stuudiosse. Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25. Ja mina olen Meelis Sarv ning tänaseks stuudiokülaliseks on meil Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turundusspetsialist Sandra Peegel. Ja me jätkame oma vestlust ning oleme jõudnud siis ajahetke tänane päev Tartu Ülikool Pärnu kolledžis, et majas käib remont. See tähendab seda, et siginat-saginat on palju, ruumi on vähe. Kas ja kuivõrd on üldse võimalik praegusel hetkel mõnda sündmust planeerida kolledži seinte vahele ja mida põnevat üldse praegusel ajahetkel pakkuda on inimestele? Tõesti, meie majas on käimas remont selleks, et meie maja oleks veelgi põnevam ja seal saaks toimuma veelgi rohkem. Et praegu on selline projekt nagu Kobar seal toimumas. Nüüd selle küsimuse juurde, et kas et ruumi on vähe, tegelikult meil mingi osa majast ei ole remondist, ehk siis seal meil toimuvad erinevad sündmused, tegime oma aktuse isegi seal ruumis ära, et ma arvan, et mahub kenasti. Ka mõned asjad viime nii-öelda linna peale, ehk siis, et me saaksime ka linnas oma sündmusi teha, et kas kasutame näiteks huubiruume või forward space'i ruume või vaatame nii-öelda natukene ringi, et ma arvan, et see on põnev.
et saad nii-öelda keskkonnast välja, juba ise ka meie õppejõud saavad nii-öelda keskkonnast välja, et me mõned asjad viime välja ja mõned asjad toome tegelikult majja sisse tagasi, et saab täiesti toimetada. No mida põnevat siis pakutakse sügis 2020 Pärnu kolledžis? Natukene räägiks siis, mis toimuma hakkab september-oktoober, et näiteks siin nüüd tuleval nädalal alustab selline Starter Pärnumaa ettevõtlusprogramm, kus siis on võimalik nii noortel kui ka juba tegutsevatel või kellel on idee, oma siis ideega tulla sellesse ettevõtlusprogrammi, saada seal abi erinevatel teemadel. Kui sul ideed ei ole, siis tule lihtsalt hüppa punti, vaata, kas sa leiad kellegi ja midagi nii-öelda koos ära teha, et see on väga-väga kihvt, seda juhib siis Taavi Tamm, kes on ka Pärnu kolledžiga olnud seotud, et juhib tema ja ma olen ise seda nii-öelda paaril korral kõrvalt näinud ja tõesti tundub selline, et oleks vaid mul selline julgusaeg ja kõik muu ma tahaks ka kindlasti sinna punti hüpata, on tõesti tore. Kuidas huvilised üles leiavad selle kuidas ma ütlen siis, vahva sündmuse või ta ei ole kursus, ta on ikkagi selline programm jah, et kuidas leitakse? Tema on kindlasti meil sotsiaalmeedias, meie kodulehelt leiab selle, meie sotsiaalmeediakanalist leiab selle. Ma ise vaatasin, et seal on väga osavat reklaami tehtud, ehk siis see on keskmiselt 2 korda päevas minu sotsiaalmeediakanalis. Ehk siis see tegelikult, ma arvan, on paljud on juba näinud, et wow, Starter Pärnumaa on ka minu nii-öelda kanalisse jõudnud. Et ta on väga-väga hästi nii-öelda jõudnud sihtgrupini. Nii, aga mida veel põnevat sellel siis sügis-talvisel hooajal pakutakse? Tulemas on selline väga kihvt sündmus, mis on ka siis nii-öelda terves Pärnu linnas ja toimub siis ka esmakordselt meie maja peal, on valgusfestival. Et kui muidu oli siin natuke linnas keskel, oli Tallinna väravate peal, siis sellel aastal on ka Pärnu kolledži peal üks valgusfestivali show. Et me ise ootame seda väga ja tahame väga näha, kuidas nad meie nii-öelda amfiteatri osa peale selle teevad. Et see tundub tore, seal on, kui ma ei eksi, ma võin nüüd natuke eksida ja peaks olema ka live esineja. Et mina ootan seda ise väga ja minu meelest on see tore, sest inimesed jõuavad siis ka meie maja juurde jälle, sest tegelikult on see meile väga-väga lähedal. Ja kuupäevaliselt on see? 25. september. Nii et juba selle nädala reedel? Just. Ja inimestele hää võimalus siis kolledžit avastada. Paljude jaoks tõepoolest on ikkagi kummastav kuulda, et meil on Pärnus siin mingisugune amfiteater ja see asub veel kolledžis, et kus, kes, mis inimesed polegi teadlikud. Et nüüd on võimalus tulla ja avastada see paik enda jaoks. Just, mõni kindlasti või mitte mõni, väga paljud tegelikult teavad, kus see on, aga võtke sõber kaas ja näidake talle ka, et nii ilus maja on meil Pärnus, et ta koosneb nii põnevatest osadest, et tõesti seal on amfiteater. Et selline on, aga nüüd natukene kui oktoobrisse liikuda, mis meil toimuma hakkab, on selline asi nagu ettevõtlusnädal. See toimub siis üle Eesti, toimub ka Pärnumaal ja toimub ka meil, et meie oleme siis välja pannud 3 oma sündmust. Üks on selline nagu Ämber kui õpetaja, et seal siis näiteks astub üles Tanel Talve, natuke rääkimast nii-öelda, et kui nii-öelda tekivad ämbrisse astumised, mis ma sellest õppisin ja seal on ka nii-öelda teised esinejad. Üks teema on teenuse disain siis tegijate pilgu läbi, et seal on siis rääkimas erinevad siis teenuse disainiga tegijad, näiteks on Sotsiaalkindlustusametist, seda modereerib siis meie oma teenuste disaini õppejõud Gerda Mihhailova, et see on selline meil üks kõige populaarsemaid, isegi vist kohad hakkavad vaikselt täis saama, viimati nägin 1 vaba kohta, aga ma arvan, et me tekitame natukene ruumi juurde, vaatame omale suurema ruumi, et me saaksime nii-öelda ka reeglite vastavalt seda nii-öelda toimetada. Ja 3. sündmus siis oleks siis Plaan B, väga pro, et seal astub näiteks üles Pärnu 2 silla klubis siis Vahurmäe, kes räägib ka, et nii-öelda kui plaan A ei toimi, mis on see plaan B? Nii, sellised lähiaja plaanid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. No ma usun jah, et sinu jutust ka kumas läbi, et on olemas tegelikult ka plaanid B ja C juba olemas, et loodame, et need käiku ei ole vaja lasta, et kõik saab ikkagi toimuma, mis on planeeritud. Aga kevadel on siis ju selline suur hooaja kulminatsioon, tõesti Pärnu kolledž saab 25-aastaseks ning kui see samune annab, siis on ka maja uus ja maja valmis vastu võtma külalisi. Kas on ka sinna juba mingisugused sellised suunad, mõtted, et millega täita seda maja, millega sünnipäeva nädalat näiteks tähistada? Ja sünnipäevanädala peale me oleme mõelnud, et tegelikult ka terve aasta peale, sest me alustasime oma juubelihooajaga siis oma avaaktusega, et maja saab tõesti valmis
kevadeks ja juubelinädalaks oleme ka väga-väga palju mõelnud. No nii, aga siit ongi võib-olla paslik küsida sinu isiklikku ootust, lootust seoses kolledž 25-ga. Ma arvan, et see on selline ilus number, tegemist on ju siis veerand 100-ga. Noor, aga samas juba päris ise teadlik. Et ma arvan, et see on meie jaoks ka aasta vaatamaks nii-öelda enda sisse. Ehk siis siin ma mõtlen meie üliõpilaste poole ja meie vilistes-kogu poole, et mida põnevat me nendega veel saaks koos teha ja kuidas siis ka neile veel rohkem asju teha. Tegelikult ma näen juba, et seal on nii palju aktiivseid ja põnevaid inimesi, mida kõike saab nendega koos teha, et ma loodan seda meie 25-lt ja loodan ka seda, et me vaatame natuke ka kogukonnas ringi, et mida ja kui palju me saaks veel panustada oma kogukonda, et see võib olla niivõrd väike asi nii-öelda meie jaoks, aga kellegi teise jaoks on, et vau, et teie teete sellisest teemast ja te olete nõus meile appi tulema või rääkima. Et näiteks siin üks hea koostöö oleks võib-olla Hubiga. Ja nad on ka rääkinud, et no mõni asi on siuke, no tõesti ei tea, kuidas see käib ja meie majas on mõni õppejõud, kelle jaoks, et see on, kuule, mul on tegelikult slaidid ja kõik on olemas ja muidugi ma tulen, teen ära ja see võib tegelikult väga paljude nii-öelda noorte elu muuta, kui niivõrd professionaalne inimene tuleb, räägib, mis võib saada. Ehk siis rohkem suhtlust, rohkem kommunikatsiooni ka kogukonnas. Just seda ja nii-öelda näidata, et tegelikult me toetame ja me hoolimegi, aga siis nagu näidata seda veel rohkem välja, et inimesed kindlasti tunnevad seda, aga et ka kogu ühiskond näeb, et me tegelikult hoolime kõigist. Aitüma, Sandra, et sa selle pool tunni minuga siin veetsid. Loodetavasti siis meie kuulajatel ka põnev avastus jälle, et mis ja kuidas ja kes toimetavad siis seal Pärnu kolledžis. Mina olin Meelis Sarv ja hääd raadikuulajad, 2 nädala pärast taas kord järgmine saade eetris kõlama saab ikka esmaspäeval kell 11.30. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 25. Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25.